Minu nimi on Ülle Soonpuu ja olen Juhani puukooli aednik. Oleme täna tulnud puukooli põllule nende kaunite õitsvate kirsside juurde, et tutvustada teile ühte uut kirsisorti. Me hindame tänapäeval taimi, mis täidavad meie jaoks mitut ülesannet. Põõsas kirss Carmine Juvel on täpselt selliseks aretatud. Ta on madalakasvuline sort, tal on ilus kompaktne võra, ta õitseb kevadel väga lopsakalt ja tal on palju vilju. Kõige rohkem hinnatakse selle sordi vilju. Ta on saagikas sort, mis kannab iga aasta. Tema viljad on keskmise suurusega, tumepunased, luuseeme on lahtine ja maitseomadustelt selline mõnusalt hapukas magus. Ta annab hästi pektiini, mis tähendab, et moosid, džemmid, kõik erinevad pirukatäidised on ise kalgenduvad ja selle tõttu teda kondiitritööstustes väga-väga hinnatakse. Ja koduaias on kõik need samad omadused võimalik ära kasutada. Te saate endale põõsa, mis ühest küljest on väike, madal ja ei võta palju ruumi. Te võite temast rajada kas või heki või panna ta lihtsalt tavalise lillepeenrasse põõsa asemel. Aga lisaks kõikidele omadustele te saate igal aastal juuli teises pooles korraliku kirsisaagi. Kirssidele omaselt eelistab ka põõsaskirss Carmine Juvel päikselist kasvukohta. Mullastiku suhtes on ta vähenõudlik. Kui rääkida lõikamisest, siis sõltub, kuidas te teda olete soovinud kasvatada. Need, kes on valinud ta endale hekitaimeks, võivad teda pügada endale sobivasse vormi. Kui sa aga kasvatad teda vabakujuliselt, siis lase tal lihtsalt olla. Ta kasvatab ise väga ilusa kompaktse võra. Suurepärane näide selle sordi mitmekülgsusest asub siin linnahaljastuses. Mõned aastad tagasi soovitasime seda sorti istutada konteinerisse ja ta on väga hästi siin hakkama saanud. Lisaks viljadele on sellel sordil tõesti väga head haljastuse omadused. Tal on ilus läikiv leht, ta on väga lopsakas õitseja. Tema õis on küll lihtõis, aga seda on väga palju ja ta jääb väikseks ning kompaktseks. Tänu oma mitmekülgsusele me arvame, et igas koduaias võiks leida sellele sordile koha ja selle tõttu meie puukoolis soovitame seda taime istutada.